rannat pole nagu näha, tema läks siis koju. Meie lähme suude sihtkohta, küll te näete maandumisel. Mina ootan seda kohta väga. See on ikka väga põnev. Siin sain ühe kohalikuga ka tuttavist, kes sinna suundub. Ütles ja tema lõpetas lause niimoodi. Gentlemen, I have to go, enjoy trip. Ja niimoodi ütles. Bet aš tik iškama, užstrigęs vakar tenoj, sukūrė po menkistą, daleliai, kiekvieną. Ja ikka jah, mul ei ole nii ebameeldiv olnud, et 3 reisi, mis on olnud, see oli kõige ebameeldiv. Ja vaata see mees, kes meil head reisi soovis, ta ei olnud mu kõrval, aga ta oli diagonaalis. See buss tuli lahti, ma olen nii targa. Läheme siia. Et see mees, kes head reisi soovis, see vend ostis pudeli Jack Danielsi. Ja seda vett ja paugutas seal lihtsalt diagonaalis. Sulle ei kakanud? Ei, ta oli diagonaalis nagu, ma lihtsalt nägin. Istume siia. Ja mis lõpuks oli pool pudelit otsas reisi lõpuks, see oli suur pudel. Aga jah, ma olen nõus, et see oli kuidagi ebameeldiv. 10 minutit siin magada, siis nagu aga hull asendit muutus, ma panin vahepeal tegin selle asja lahti, panin niimoodi käe. See oli kuidagi niimoodi. Jube. Sest kuidagi vahetustega oli juba hea, teha niimoodi. Aga kohal me oleme, mõtlen kohe ära, kus me oleme. Ma nägin Ellu kahtest esimese asjana Maximat, ma oleme Leedus, Vilniuses. Võtame Bolti takso ja sõidame Loomaeda. Tahaks teile veits teistsugust sisu ka võib-olla näidata, et ma ei tea, võib-olla jõuame seal Vilniuse vanalinna ka näidata veidi, aga sest plaan on lihtne, sest õhtul juba siit samast Vilniuse lennujaamast läheb meil lennukuude kohta, et Vilnius ongi meil siin kõrvalpõige, sest see oli üks odavaid lende, kuidas Norras siia saada lähedamale, et minna siis veel Kesk-Euroopa kanti kuhugi. Nii et täna tuleb veel tihe päev. Paar sammati teed siis ikka Nõukogude selline õhkkond on üle, eks ole, panema tooned alles jäänud ja selline hall, vaata kuidagi hallim on kohe. Aga Baltimaad, mis siin muud? Terviseks uus õlle, uus koht. Mõnus, plank maksis siin 4 €, oleme Peri-Peris ja see on siis selle loomapargi või sellise suupargi kõrval. Aga me ei hakanud enne sisse minema, sellepärast et kõht on pärast lennureisi tühi. Seega võtsime mingid snitslit, friikat, salatit, 2 õlli ja sööme kõhu täis, siis on energiat edasi avastada. Et loodetavasti jõuame ka vanalinna näidata, sest seda ikkagi soovitatakse alati külastada siin. Aga väga tore teenindaja oli siin, oskas inglise keelt, oskas soovitada, sest menüü oli ainult leedu keeles, siis on väga midagi aru. Tema oskas kohe soovitada, nii et praegu võib rahul jääda. Mõnus. Vilnius, Leedu, normaalsed hinnad meie jaoks. Põhimõtteliselt mõlemal on siin snitsel, siin on friikat, siin on salat. Kogu maksumus siin umbes 10 ja ütleme ausalt, et see on esimene selline reisi võib-olla suurem praad, et on Mäkki söödud, on supermarketist mingi viinerisaia tehtud, aga nüüd saab juba midagi normaalset süüa nii-öelda. Snitsel on alati hea tisu. Nii, kõht täis, mõnus olla, oleme siin Soopargi juures. Aga siin on pilet 11 € nägu ja tegelikult peab ootama mingi pool tundi sellepärast, et COVID-i reeglid tõttu ei tohi nii palju inimest korraga sees olla. Ja mõtleme, et me ei hakka ootama, äkki see aeg veel venib. Pigem võtame selle aja, võtame bussi Vilniuse kesklinna ja näitame seda ilust vanalinna, et ma olen seal korra elus käinud 2-3 aastat tagasi. Kaitsepoistega oli vaja käia, nii et äratundmisrõõm kindlasti. No nagu siin Austria näide oli Norra näide, et ega siin on ka rattad ja punane ja värki. Ma ei tea, eestlased seal Tallinnas võib-olla on liialdanud, ma ei saa väga tegelikult rääkida, ma pole tallinlane, ma ei näe igapäevaselt seda. Ja tundub, et see on tegelikult levinud ikkagi arusam siin ja ülejäänud Euroopas on selline, miks meil ei peaks olema. Et siin on just see sama näide, ma arvan, mis oligi, et keset jalatuskäigu teed, kõnniteed tuleb see vahele, mis jälle ei ole. Aga jumal jälle loogiline, lihtne, ei pane tähele võib-olla vahepeal, siin saad aru, et punane see. Ja tegelikult jalakäimisruumi ongi vähem siin kui rattateed. No aga rattaga ongi raskem vaja manööverdada, aga siin mul ei olegi rohkem vaja. Nüüd siin on vastu teine näeb kõrvalt, aga muidugi kohalik on need punased rattateed. Jäigi juba ette. Aga igast midagi. Kolm või 10 sobib üle. Nii, lihtsalt vajutasin aktiveeri piletid ja 4 sekundi pärast on aktiveeritud. Ja oleme bussi peal, Tartu linnaline buss. Ja nii, mõlemad siis kehtivad. Saad nagu sõbral ka kohe aktiveerida, ühest täpist aeg jookseb. Ja sisemus nagu ikka, ma ütleks Eesti bussid, eriti Tartu. Üks palju neid vastu. No sõitsime nii kaua, et jõudsime Vilniusest välja. Panin väikese kala maha ja vaatan, siin kaardi peal näitab ka, et praegu 33 sõidab meil siin.
Võib-olla panime ka mööda juba, aga tundus, et tulime kuskilt jumal X kohast. Ei pannud küll nagu vanalinnast mööda. Ei tea, ennast midagi, võtab uue pileti. Või no kehtib veel tähendab. Vaatame, mis ta nüüd. Põrutame tagasi linna. Missioon jätkub kesklinna saamise. Rattaringlus on üle maailma populaarne, isegi Leedus meil siin Rimi värka. No Rimi sponsoreerib, aga on Cycle City Vilnius, nagu Tartu rattaringlus. Seda me hakka võtma, aga nagu näete, siis oleme tegelikult jõudnud tagasi kesklinna poole, kui me tahtsime. Ja vaatame siin presidendi palee üle või miskit veel. Istume maha, teeme õlle ja võtame võib-olla midagi näksida. Aga nagu näha, ka Vilniusest täna väga palju tule. Oleme tegelikult päris väsinud ka juba. Ja ikkagi silm ja rõhk on järgmisel riigil, kus me saame veidi kauem olla. Siin täna mingi 8-9 tundi olla. Midagi proovime teha. Meil on praegu 4 tundi jäänud üldse. Meil on 4 tundi jäänud. Et lennuk ära lendab. Et lennuk on juba varsti minnes. Igatahes tund aega sõitsime bussiga, mähkisin veits. Siis lõpuks me trammi peal, operaator näitas, kuidas teha. Ja lihtsalt näidata, et tegelikult Vilnius räme suur linn ikka veninud laiali igale poole. Aga siin juba näha kitsamad tänavad, seal juba tegelikult esimesed kirikud, kuplid paistavad. Ikka õrnalt sellist Tallinna vanalinna ka nagu viskab. Tallinna vanalinna viskab küll just see täna, mis seal tegelikult jooksis. Siin nagu ei ole niimoodi. See on siuke rootsikas. See on selline autotee, aga seal viskab küll juba Tallinna. Eks vaata, eks aasta. Aga ikka, nagu igas linnas on, ka siin Vilniuses tegelikult arhitektuuri poolt jätkub nagu väga palju avastada. Siin on mingi NATO majakene meil. Ilus valget värvi kohe silma peesikas. Ja siis siin on juba väike aiaga piiratud see valeek äkki ja seal kuplid. Tegelikult igal pool on ju midagi avastada. Aga täna on vist presidendi loss suletud? Jah, ega ütlen, me oleme siin 3 päevast reisil olnud, ega ei saa ka aru, tundub nagu üks nädal. Täna on tegelikult pühapäev teile kontekstiks. Et tempo 0 on 3. riik see juba läheb. Ja õhtul juba 4. Nii et see suletud ja täna pühapäev, aga vaatame aia juurde läheb. Noh, ja nagu ütlesime, pühapäeval kinni, aga aed ees ja selle hoone taga siis on veel üks loss, kus elab president. Kui tihti ta seal on, seda teab Leedu rahvas. Aga me ei hakka üle aiadega nonima, et piisavalt päitusi tehtud siin mõne päevaga, nii et laseme leedukate rahul olla. Nii, mina arvaks, et siin on tegelikult kivitud midagi ja tundub, et see oleks Vilniuse ülikool universiteet nagu aru saab. Värav on lahti. Pidi tegelikult vaatas saas, peab pilet ostma 18.30. Kokku on 1.50 ja kogu lugu, lähme ära. Ei hakka siia minema praegu. Ühesõnaga, mis siin üldse ringiliikumine paneb mõtlema või mis siis sarnane, väga sarnane ikka Tallinna vanalinnaga. Lihtsalt tänavad, kirikud, sellised vanemast ajast jäänud hooned alles, sambad hoonetel nagu Tartu Ülikooli näiteks, meil on suuremad, võimsamad. Aga jällegi, siin on näiteks hotelli hästi palju, söögikohti, kus on välisterrassid väljas, täielik vana, et Tallinna vanalinna selline sarnane kohak. Aga Balti riigid me oleme kõik sama võimud all olnud, ehk siis selline loogiline käik ka, ma arvan. Tehlitas see nii toredalt, et kahju hakkast. Võtan ise nüüd. Nii, kohalikus poes siis käidud. Kohalik õll, Svituris, 4,6 volli. Vaatame, mis ta pakub täna. Korjan kohe üles seda. Aga enne. Kus sa lendasid? Mulu peale siin sama. Pilku, jah. Selline alekoki pilku tegelikult. Osta omaga võrdled. Humalusem, õllesem on see natuke. Annam nagu tunda ei ole nii vesine. Alus, see on ikka teema. Leedukad oskavad ka teha seda õlli või sisse osta, mis iganes. See nagu täitsa mekib, see õlle maitsik juba, nagu Eestis oleks. Samuti poes selline magia. Mini on peal. Kohalik kohukes arvatavasti. See midagi väga erilist ei ole, aga hästi teab. Teine kuju veidi. Selline marmelaadilisem, õhulisem. Ei ole nii tükkis. Kuidagi jah, õhuliselt jääb läbi. Aga näha ju. Aga jah, maitseb hästi. Lõvi või kassi kohukest ületab ka. Tere kohuk on ikka kõige panem päeva lõpuks. Tõestusmate. Aplaus.
Nii, ja olemegi reisiseeriaga oma 3. riigis ja ikka jälle peame tooma esile oma suure sponsori sellel seerial Skillas Säpp. Seega kindlasti, kellel tekkis huvi, laadige alla, uurige, mis seal pakutakse. Sellega toetate meid, toetate neid, saame tuua teie nägedamat kraami ja meie poolt jällegi tänu Skillusele. Minul on tegelikult selle platsiga, et mina olen ise käinud Vilniuses siin, nagu mainisin korra 2-3 aastat. Sinna samma ette toodi meid bussiga ära, kaitse poistega olime 2 nädalat Leedus, aga ainult üks selline linnapäev. See oli täitsa mõnus kamraadidega linna avastada. Saime siin kirikus sees käia korra 20 minutit, siis ostsime Maximast igasuguseid asju, jooke, piima, kõike, mida ma tammus on süüa, kohukesi ja kõike manti, et oleks hea laagris olla. Aga täitsa äge oli, et mul tahab kõik siin meelde, et me sõitsime esimest korda, sõitsime ka Bolli tõuksi tegema, ma mäletan Eestis veel neid polnud sellele. Aga jällegi näha tegelikult, kaamerapildis kindlasti jääb veidi väiksem näha, aga ülisuur kuppel ja hästi lai niimoodi joone, ikka tohutult lai. Ja siin platsi peal saab kindlasti igasuguseid üritusi korraldada. Ja kui me juba Vilniuses oleme, käime siin kirikus läbi, väga ilusad võimsad sambad siin. Ja mis peab veel mainima, et kui me enne olime selles äärelinnas ja tundus võib-olla inimtühjem ja selline hallim, siis tegelikult siin ikkagi Vilniuse vanalinna tänavatel, põhitänavatel rahvas liigub, käiakse siin kohvritega, ülikondadega ringi, kes on tavaliselt, et tegelikult kogu elu käib isegi siin pühapäeva kohta päris palju. Aga kui on võimalus, uks on lahti, käime vaatame kiriku üle, mis seal sees täpselt on. Toor, kui ma käisin, ega siis see ruum andki nagu lahti mäletaks, aga mingi teenistus küll käis siin. Tegelikult väga võimsad säilmine siin restoranid. No, täiesti lõpp. Ma ei usunud, et ta nii kõrge siin on. Maalid siin. Tegelikult väga äge, et lihtsalt tasuta saame sisse tulla, et Vilniuse poolt küll väga šef asi mulle on. Päris tore, tõesti peab maksma, et mulle viskaks sellist võib-olla kuskil Itaalias oleks sellised kujud kuskil kirikus ja tunduks, et oleks võib-olla turistikaks tehtud. Aga siin pigem, kes on religioosselt väga seotud, saavad siin rahulikult teha oma asju. Enne võib-olla veel mainimata jäi, et siin kui oleme siin keskplatsi juures värki, tegelikult parki on ka päris palju, et too enne jäigi võib-olla märkamata, et tegelikult siin on istuda saab igal pool, et kõik on läbi mõeldud, et me kahjuks väga palju teil näidata ei saa, sest aeg on lihtsalt piiritletud, aga sellegi poolest sellise ma arvan, et mingi õhkkonna saame teieni tuua. Et kui teil rohkem aega on, siis Balti riik võib vabalt ju külastada, avastada, mis meil üldse ümberringi toimub. Ja lihtne tulla ka. Jah, täpselt, hea lihtne tulla see Vilniusesse. Nii, 2 tunni pärast läbi umbes lennuk, peame check-inid ära tegema, turvakontrolli. Ei taha hiljaks jääda, et mingi jama tuleks, aga olge muretes, osa anti piirdu Leeduga, siin osas näete ka järgmise riigi võlusid ja valusid, et meil on see lõõbimiskoht, saate arvates näha meie hotelli ja kindlasti sisu veel jätkub, nii et jääge meiega. Hello. Hello. Oleme lennujaamas ja juba mingi tunni 10 minuti pärast lendame minema, nii et näeme lennuki peal. Nii, Vilniuse lennujaamaga peab hüvasti jätma, uus lennuk ootab, Fischer. Pikk juttu polegi, lähme lennuki peale ja näeme juba uues riigis. On est encore là, yeah. On dit indépendant, quoi qu'il arrive. Y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Golbio, quoi qu'il arrive, t'inquiète. On est là pour foutre ça, sans dessus. Bandilik. No nii, ja oleme uues lennujaamas. Lendeks päris mõnusalt, saime 8 operaatoriga kõrvuti istuda, sain ka natuke magada. Siin juba elu käib, tegu suur linnaga. Me pole veel päris selles linnas kohal, aga riigiks on meil Prantsusmaa ja suundume Pariisi. Väga mõnus õhk praegu, pusaväel, teksade väel sobib. Perfektne. Tuju on ju pea, sellepärast, et nüüd sai natuke magada. Leedu väsitas natuke, sest olid juba kurnatud. Nüüd on nagu UA-ga uude riiki. Ja teeme selle lennujaama pulli ära, siin hakkab mingi kontrollid pihtes. Kumb sulle rohkem meeldib, kas Wizz Air või Ryanair? Praegu on ikka Wizz Air rohkem meeldinud.
istmete poolest natuke, siis see asi, mis käib lahti, kus saab toit hoida, see plate põhimõtteliselt. Teda saab reguleerida edasi üles-alla. Aga ma ei teagi, kas väga juhatat, mine hüppu laia jälle ja läheb minna. Aja oma asju. Aga meil on veel see paber täitmatu. Jah, me peame vaatama. Võtame järjekorda. Ega midagi, bussi peale siis. Ja selline asi oli, et pidime bussiga tulema Pariisi, sest lennujaam oli päris kaugel sellest, seal ei ole mingit metrooliiklust väga lähedal. Tunnik sõitsime, tund 15 ja olemegi Pariisis kohal. Bussiga jõudsime siit äärelinnas sissepoole, siis nägin tegelikult Eiffeli torni, üleval valgustus lasi mitu korda. Ja liiklusteks kerst väga hulluks linna sees ikka korralikult. Masinaid liiklus. Aga pikk juttu pole, meil on kodinad käes. Me lähme ööbimiskohta, et saaks sisse saada ja homseks unetunnid kirja, et homme tuleb pikk päev. Minekut. Nii, tegelikult me nüüd hakkame võib-olla veidi laristama, aga ma otsustasin võtma Bolti, siis kell on juba 23.25. Operaator juba tõmbas korralikult nokki seal bussisõidu ajal magas. Ja ma olen kunine, et me ei taha riskida mingi metroo või kohaliku trammiga, et jääme seal ka magama. Seega, jah, 12 eurot, 6 eurot näkku, saame ilust hotelli, oleme turvaliselt kohal, saame ennast sisse seada ja homseks päevaks valmistada. Et selles suhtes on väga mugav, et Bolti äpp on Eestis on ammu ära tõmban. Sai sellega Leetus hakkama, saab siin hakkama, et ja lihtne. Ja meile tulebki siin Abdel Grimm 2 minuti pärast ja viib meid hotelli ette, nii et näeme juba hotellis. Kurat, me vist tõmbasime üles poole selle. Kus meie sõber saab olla? Oh, kuule. Nüüd äärmes näitab, et sinu juht on kohal. Olge meie mees. Hello. Ei olnud linki üles kohe. Käib punased jooni siin maast pole. Aga Boltiga rahulik 14 minutit, sain 5 kilta, sai linna veidi vaadatud, avastatud. Liiklus hull, enam-vähem. Tõukeratturid panevad igal pool. Aga oleme hotelli ees, vaatame, kas saame sisse ja saame kuulda. Võtab vastu veidi juba. Pean pahutama valmis. Nii, 202 on. Näed, siin samas oli õige koht. Jah. 202 või? Jah, 202. Sa mõtled. Nii, welcome home. Siin operaatoriga siis on selline ilus voodi. Sorry. Mees ja naine. Süda on keskel. Aga tegelikult mis öelda, kui siia ikka oma kaasaga või elukaasega tuleb täitsa võimsane. Peegel, televiisor, siit saad akna lahti ja oled Pariisis. Noh. Kampuse rõdu. Buongiorno! Vaas on siis sellist kivid on maas, aga selline vaip. Mini külmkapp ka. Isegi seif on meil olemas. Noh, ja pessu saame täna minna, mis on luksus ja väga korralik duširuum. Ikka väga korralik. Ruumi askeldud on. Ja magama. Ja ma arvan, et me näemegi hommikusugi lauas. Ega rohkemat juttu pole. Tere tulemast Pariisi! Läheme all! Tšau!